Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänane video on lühike ja väga konkreetne. Räägime täpselt, millises järjekorras oma nahahooldustooteid oma nahale kanda, et saada nendest toodetest kätte maksimum. Kui me vaatleme nahahoolduse rutiini natukene üldistatult, siis nagu ikka esimeseks etapiks on nahapuhastus, teiseks etapiks naha ravimine või väga konkreetsete toimeainete kasutamine ja kolmandaks etapiks on naha niisutamine ja kogu selle headuse naha sisse sulgemine. Ja tegelikult ka viimasena väga oluline etapp, ka naha kaitsmine. Puhastusega on suhteliselt lihtne. Hommikuti väga paljudele nahatüüpidele sobib ka puhastuseks lihtsalt oma nahk käesooja veega üle loputada. Õhtune puhastus on tibakene keerulisem. Eriti kui sa kannad päeval meiki ja veekindlat SPF-i, siis just nende kahe eemaldamiseks mina soovitan omalt poolt topeltpuhastust. Topeltpuhastust on võimalik teha tegelikult mitut moodi. Kõigelt laialt levinum ja mida ma olen ka varasemalt oma kanalil teile tutvustanud, on siis topeltpuhastus, kus sa kasutad kahte erinevat näopuhastajat. Esiteks siis õlibaasil puhastus, näiteks siis sellised cleansing oilid ja minnes siis teise puhastusega peale veebaasil puhastus, näiteks siis Pabe Micellar puhastuskeel. Kuidas ära tunda, et kas puhastaja on õlibaasil või veebaasil? Õlibaasil puhastajate koostisainete nimekirjas on tavaliselt esimese 10 seas kindlasti väga palju erinevaid õlisid. Seal tavaliselt ei leitu üldse vett. Ja veebaasil puhastaja leiad ja saad kohe aru, et sellega on tegu sellepärast, et koostisainetes number 1 kohal on tavaliselt vesi. Aga on ju ka teisi nahapuhastuse ja meigipuhastuseks mõeldud vahendeid, näiteks micellaarvesi. Micellaarvesi käib tegelikult topeltpuhastuses esimese etapina. Ta on veidikene sarnane siis õlibaasil puhastajale. Micellaarvett kasutades kannada siis vatipadjale ja pehmelt siis selle vatipadjaga üle oma näo käies murrab lahti siis see micellaarvesi veekindlama ja õlisema meigi, ripsmetuši ja veekindlama SPF-i. Mis on oluline micellaarvett kasutades on see, et sa alati lähed pärast micellaarvee kasutamist peale ka teise puhastusega ehk siis veebaasil puhastajaga. Kui sa jätad micellaarvee oma näo nahale ja lähed sealt edasi peale kas seerumite või kreemidega, siis see mõju tegelikult pikemas perspektiivis su nahale mitte üldse hästi. Micellaarveed ikkagi vajavad nahalt eemaldamist ja väga mõnus ja lihtne on seda teha just veebaasil puhastajat kasutades. Siis see veebaasil puhastaja eemaldab selle micellaarvee, viimased meigijäägid, mustuse, rasu, tolmu ja nii edasi. Nii, puhastusega on suhteliselt lihtne. Lähme edasi siis järgmise etapi juurde, ravietapp. Ravietapi all ma mõtlen just kõiki erinevaid toonikuid, seerumeid, essentse. Selles ravietapis või siis selles keskmises etapis on põhiline märksõna järjekorra mõttes vesisemast viskoossamani. Ehk siis sa pigem alusta keskmises etapis kõige vesisemate seerumite, toonikute, essentsidega ja lisa siis järgnevaid üksteise peale, minnes järjest raskemaks, viskoossemaks, õlisemaks. Aga miks on see üldse oluline? Kahjuks jah, need kõige vesisemad ei suuda läbi tungida sellistest õlistest seerumitest ja sellepärast on väga loogiline, et need tuleb kanda nahale kõige esimesena pärast puhastust. Tihti on ka väga paljudel toodetel, seerumitel, toonikutel, essentsidel ära märgitud, et millises järjekorras või millal täpselt seda oma nahale kanda. Eriti käib see nende toodete juurde, mida sa kasutad näiteks ühe konkreetse firma alt. Näiteks kui sa kasutad erinevaid Ordinary tooteid, siis Ordinary on oma toodete seas teinud loogika. Ära märkinud, millist toodet millises järjekorras ja millega koos võib kasutada. Aga väikseid näiteid sulle siis. Siin siis näiteks Geek & Gorgeous üks tooniku variant. Olles siis toonik on ta väga vesine ja sellised tooted lähevad alati esimesena pärast puhastust. Või siis The Ordinary aminohapete seerum, mis on samuti väga vesine. Jällegi täpselt samamoodi, ta meenutab natuke toonikut, on hästi kerge, läheb nahale esimesena või siis esimeste seas. Järgmiseks sulle näitena Ordinary peptiidide seerum Matrixal. See on siis natukene selline viskoossem, aga endiselt ikkagi pigem vesine, mitte õline seerum. Näitan sulle tekstuuri ka, et ta on tibakene viskoossem kui aminohapped ja sellepärast läheb see Matrixal aminohappete järel.
sest et ta on jällegi tibakene viskoossem kui aminohapete seerum või mõni toonik. ja The Ordinary'l on ka selliseid õlisemaid seerumeid, näiteks kõik skvalaani põhjal retinolid on õlisemad, näiteks ka see antioksüdantide seerum resveratrol ja feruulikhape. ka see seerum on siis natukene sellisem õlisem, näitan sulle kohe ka. Ta on tõesti sellisem õlisem ja tänu sellele läheb ta pigem seerumite etapis, selles keskmises ravietapis viimasena nahale. Aga räägime korra spetsiifiliselt nahakoorjatest, näiteks The Ordinary piimhappest. See seerum on niisamuti selline mõnusalt kerge, vesine. Ja piimhapet soovitan ma küll kasutada kohe esimesena pärast puhastust, sest et just sellised vesised nahakoorjad, mis on seerumi variandis või näiteks toonikuna näiteks The Ordinary glükoolhape, siis sellised 2 vesist ja väga-väga kerget nahakoorjat tahad sa kanda pärast puhastust, sest et siis see happekoorja juba saab hakata neid surnud naharakkude vahelisi liideseid natukene lahutama ja kõik su teised seerumid lähevad nahka palju sügavamale. Ehk siis jah, aga tuleb siin näiteks nahakoorjate puhul, mis on sellised väga-väga vesised, siis pane need kõige esimesena, kui on õhtune koorimine käsil. The Ordinary'l on ka näiteks mandelhape, mis on samuti nahakoorja, aga kuna mandelhape on oma tekstuurilt palju viskoossem ja sellisem õlisem, siis seda konkreetset mandelhappe koorjat mina soovitan ikkagi panna veidikene hiljem, siis pärast kõiki vesisemaid seerumeid ja toonikuid. Kes kasutab silmakreemi, siis silmakreem jääb siis just seerumite etapi ja näokreemi vahele. Ehk siis kui oled kõik oma seerumid oma näole ja kaelale ära kandnud, siis vastavalt vajadusele, kes kasutab silmakreemi, siis on just õige hetk silmakreem oma nahale kanda. Ja pärast kõiki ravivaid seerumeid, essentse toonikuid on aeg näokreemi ja näoõlide käes. Kes näoõlisid üldse ei kasuta, siis on väga lihtne. Pärast kõige õlisemat või sellist toitvamat seerumit lukustad siis näokreemiga kogu selle headuse enda naha sisse. Kes aga soovib kasutada ka näoõli, siis siinjuures lähevad arvamused nahahoolduse kommuunis nii-öelda veidikene lahku. Osadele väga meeldib kasutada näoõli enne näokreemi, et oleks ikkagi see näokreem siis selliseks lukustajaks kõige viimaseks etapiks. Osadele meeldib aga segada neid omavahel. Näiteks võid kanda paar tilka näoõli oma näokreemi sisse, nad omavahel segamini ajada oma käte vahel ja kanda nad koos nahale. Ja on ka selliseid, kellele meeldib näoõli kanda nahale pärast näokreemi. Otseselt siin õiget või valet varianti ei ole, pigem ongi vaja kuulata kuidagi oma enda sisetunnet, oma enda nahka ja leida endale sobivam variant. Siin juures tuleb ainult üks aga. Kui näiteks sinu näoõlisse on lisatud ka teisi aktiivaineid, näiteks retinoli või C-vitamiini või midagi muud säärast, siis mina soovitan ikkagi kasutada sellist õli enne kreemi, et need aktiivained saaksid imenduda veidikene sügavamale ja nad ei peaks hakkama läbi imenduma siis sinu näokreemist. Ja muidugi ka viimane etapp siis naha kaitsmine. SPF-kreem kui selline kaitseb tõesti ainsana meie nahka ja on igapäevaseks hommikuseks rutiiniks väga-väga tähtis ja oluline etapp. Kuna paljud SPF-kreemid on ka lisaks SPF-kaitsele ka nahale niisutavad, siis võib-olla hommikuses etapis sa ei vajagi näokreemi, vaid võid kasutada näokreemina SPF-i. Samuti ei soovita ma hommikuses rutiinis kasutada näoõli, sest et SPF-i kreemi lisamisel võib siis eelnevalt nahale kantud näoõli takistada SPF-il väga hea nii-öelda ühtlase kaitsekilbi moodustamisest. Ehk siis see näoõli võib hakata natukene vastu puksima ja puiklema sellele SPF-ile ja SPF ei ole enam nii hea kaitsega su nahal. Jätame pigem näoõlid õhtusesse rutiini, et hommikul siis SPF saaks täisvõimsusel meie nahka kaitsta. Kordan veel korra üle hommikuse ja õhtuse nahahooldusrutiini loogikad. Hommikul siis esimese asjana võid puhastada oma nägu kas käesooja veega või pesta nägu üle veebaasil puhastajaga. Teises etapis siis kõik seerumid, toonikud, essentsid kanna näole nagu ikka loogikas vesisemast viskoossemani.
Järgmise etapina siis oleks näokreem, et sulgeda kogu see headus oma naha sisse ja kindlasti SPF kreem kõige viimasena naha peale. Kui sa jällegi tunned, et näokreemi sa hommikuti vaja, võid kasutada SPF-i. Kes ennast ka hommikul meikida soovib, siis kindlasti jätta SPF-i imendumiseks natukene aega. Lase SPF-il imenduda oma nahk umbes 5-10 minutit. Selle ajaga suudab ta tekitada juba väga adekvaatse kaitsekilbi ja sa ei liiguta oma meigi pealekandmisega teda väga nahal edasi-tagasi. Ja õhtune rutiin siis. Soovitan väga soojalt topeltpuhastust. Esimese topeltpuhastuse etapis kasutad kas mitsellaarvett või õlibaasil puhastajat ja teises etapis nagu ikka veebaasil puhastaja. Teise siis ravietapis jällegi kõik seerumid, toonikud, essentsid, nahakoorijad kanna nahale siis loogikast lähtuvalt vesisest viskoossamani ja sellele järgneb nagu ikka näokreem. Kui kasutad ka näoõli, siis jällegi leia endale sobiv. Kas sa paned näoõli enne ja siis kreemi, lisad nad koos või kannad näokreemi ja lõpetad oma õhtuse rutiini näoõliga. Loodan, et sain natukene selgust tuua sinu nahahoolduse rutiini etappide järjekorda. Kui sul on veel selles osas küsimusi või arusaamatusi, siis kindlasti pane kõik küsimused, mured või ka väga lahedad avastused alla kommentaaridesse. Aitäh sulle täna vaatamast ja meie kohtume juba järgmises videos. Enne järgmist videot võid tulla mulle ka külla minu Instagrami @annitsuping. Olge tublid ja nautige enese poputamist. Ma loodan, et on kõik. Vist on kõik. Näeme jälle. Tšauka! Tšauka!